Armas vaataja, kes sa päev-päevalt elult uut imet ootad või tunned, et elul võiks veel midagi pakkuda olla. Sa ei pea seda kaugelt otsima, sa ei pea end selleks ära kaotama, et elu su rahu südamesse tagasi saaks tuua. See, mis inimest tema elus kõige enam ootamas on tema enda, seega ka sinu sees olemas ja annab igas hetkes märku, et valikud on ainult enda südame teha. Süda on inimese organ, mis aitab talitleda nii kehal kui suurepärasel hingel, aga ka peal, kui see südant kuulab. Mina, Hüpaatia alias Rita Hüübner, olen siin enda elu suure muutuse eel teie kõigiga rääkimas. Just sel eesmärgil, et olen südames ema Maarja ehk Mother Mary vastu võtnud ning loodan tema kehastunu, ingliterapeut Maria assistendina, sinugi sära läikima lüüa ja üheskoos meie kõigi ühise kodu, planeedi Maa perele ellujäämise tagasi võita. Olen läbinud 2 aasta ja 7 kuu pikkuse maavälist laadi egoravi testimise ja saanud uue identiteedi nii nime kui oleku mõttes. Me oleme väikesearvulise grupi uut laadi ingliteraapia testijatena saanud suurepärase kogemusõppe, mis lähtub keha, hing, vaim tervikust ehk antroposoofilisest lähtepunktist ning peab silmas andepõhist elu kui inimese peamise eluülesande täitmist. Veel paar aastat tagasi ei teadnud ma eriti midagi religiooni peategelasest ja hingede loojast Jumalast kui kõigest, mis on, ega selle tõelise teenimise olemusest. Nüüd, mil olen käinud samm-sammult maa hooldajate, inglite jäljes, kes teenivad ainult ja kõiges uuelaadse karjäärimudeli teoks tegija, ingliterapeut Maria vibratsiooni laulu ja nüüd, kui olen teinud endale uut elukäigu võimalust, olen mõistnud, et mitte miski muu ei ole elus väärtuslikum kui elu suure looja plaani järgimine. See on isetuse tee, teiste teenimise rada, kus see, mida teistele tehakse, tuleb alati kord endale tagasi. Sest eks teised teenivad siis ka meid endid ning kui kord selline vastastikku teenimisel seisnev maa uus karjäärimudel valdavaks saab, siis on loodud alus täiesti teistsugusele elulaadile, mille nimeks on uus kuldaeg. Mida aga selleks teha, et sõnad oleksid tegudele aluseks ja teelt eksimist karta ei oleks? Eks siis tule nii kaitseingleid kui erialaingleid, aga ka maa vaimse hierarhia ingleid appi kutsuda, nagu me oleme omal jõul kõik koos juba nii palju teinud, et nad on siin, pidevas kaaskonnas, kõigi inglite kuninganna kohalolus, kes jälle omakorda on end inimkonna jaoks annetanud, et hariduse ja piiride ülese teenimisega tagada maa perele uut mõttemustrit, siis kui ka haritus ja südamega elamine ausse tõstetakse. Me oleme isetuse õppetöö tulemusel saanud kindla aluspõhja veendumusele, et oleme siin teie kõigi ellujäämise nimel ning end treenimas ja saame ainult maa ema suunamise järgi edasi liikuda. Me peame teadvustama, et ainult temas on olemas see seadistus, mis lubab anda edasi ja karta seaduste valikuid ning ainult talle avaldatakse kogu teave, mis puudutab ülejäänud maa jaoks antud kriisisituatsiooni lahendusi. Kui maa laseb koorma õlult ja vaja on kogu planeedi evakueerimist maa sees oleva Karta riigi alale. See ei tule kerge kellelegi, ei neile, kes seni seal end varjul hoidnud, ega maalastele, kes on siiski veel liiga kinni oma maises varas ja erilises tumeenergias, egos
nii, et väga raske on alluda kõrgema juhatuse valitsemisele. Kui aga end eelnevalt treenida, mõte uuest elumudelist ja eesootavast sageduse muutusest peas selgeks mõelda, ei saa see koorem raske olla ja lastele suuri vanemate kaotusi põhjustada. Uue elumudeli algeid on juba õnneks ka näha ja kui meenutada hiljuti taas peetud Teeme ära talgupäeva, siis selline vabatahtlik koosloomine heal eesmärgil, kuid ka laste kui meie tegevuse prioriteedi kaasamine sellistel kogukondlikel üritustel on väga õige. Lapsed õpivad matkides, neis kasvavad õiged väärtushinnangud ning ka lugupidamine looduse vastu. Sellised lapsed ja neist kasvavad täiskasvanud ei tee ealeski loodusele liiga. Niisiis, millest ma kõnelen sageduse muutusest kõneledes? Maa jaoks on antud veel üks ellujäämisvõimalus suure muutuse eel. Seda sõna otseses mõttes, sest aeg vanamoodi elada sai aastal 2000 otsa ja aastal 2012 avati aken uude sagedusse liikumiseks, mis mõnede ennustuste puhul pidanuks juba teoks tehtud olema, aga maalaste egod ei ole nii kerged alluma ja pead maaväliseid teateid usaldama. Seetõttu tuli maavälise emaenergia sõnul öeldes veidi ägedat viha jahutada ja siit kooliruumist valgust jagama asuda. Ent siiski rõhutada, et see aeg, millest on aastasadu kõneldud ja pühakirjades kuulutatud, on alles ees, kuid pääsemist ei saa ilma erilise treeningu ja spetsiaalse hariduseta rakendada ning seetõttu on loomisel piirideta, uskude dogmadeta, varandusliku ja haridusliku eelsoodumuseta virtuaalne inglikool, mille eesmärk on üks ja ainus. Aidata maalased sellest kriisist välja, kuhu nad on maaema kui hingede eest seisja hülgamise tõttu sattunud. Ja võita hirm eesootava ees, mis ei ole küll kerge ja tuttav, aga on siiski nii planeeritud, et aega selle tundma õppimiseks piisab ja hirm saab selgeks õppimise kaudu armastuseks puhastatud. Kuidas mõtteid puhtaks saada? Näiteks nii. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives.
tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Armas maarjamaalane, keegi ei tea, mida tähendab uus loomisplaan peale selle kehastunu, kes elab siin välja valitud eesmineja maal, Eestimaal ja Maarja enda maal, kes sai enne rahva ette astumist spetsiaalset treeningut ja põhjalikku vajaminevat haridust maavälisest Agartast, kes nüüdseks sai ka maaema kui inglite kuninganna kehastunu rolli, kuid kelle tõusurada on olnud keeruline ning kes ei ole veel suurele rahvahulgale teada ja tuntud. Seda teekonda ilmestab tuntud helilooja, armsa Arvo Pärdi ütlus, mille ta esitas Tartu Ülikoolis 12. märtsil 2014 toimunud seminaril Arvo Pärt ja teoloogid. Tsiteerin. Tõenäoliselt peavad kõik osapooled läbi käima valulise tee ja kaotama kõik maises mõttes, et siis võita kõik. Nii nagu Kristus kaotades kõik, võitis kõik. Kui sa saad aru, et tegu on täiesti erakorralise looga, siis oled ehk nii lahke ja annetad meie senise tegevuse tasuks enda poolt kas või 1 euro, et me saaksime ellu jääda ja maaema saaks olla kõigist taevaolekutest sõltumatult maine inimene naise kehas. Annetuse tulu on vajalik ka selleks, et saaksime seda teavet massidesse viia. Arvenumber on EE 312 200 221 061 887 627. Saajapank on Swedbank ja kontoomanik MTÜ Kullaratas. Armastusest saab maa pääsemine. Ole tänatud, kui meid toetad. Et oleks rahu ja õnn.